tere kõik naisajakirjanikud seal. Ärge olge rumalad ja ärge proovige teha paljastusi hullumeelsete islamistlike ühiskondade kohta, sest kui te seda teete, võite sattuda sellisesse olukorda. Vaid mõned tunnid pärast moslemi vennaskonna võitu Egiptuse presidendivalimistel filmime rõõmsaid rahvahulki sillal Tahriri väljaku lähedal. Teadmata, et vaid lühikese vahemaa kaugusel oli noor briti ajakirjanik kohe jõhkra rünnaku ohvriks langemas. Noor naine soovis oma lugu rääkida. Ma olin selles kummalises eemal olevas seisundis ja ma muudkui kordasin. Palun, Jumal, palun, pane see lõppema. Palun, Jumal, palun, pane see lõppema. Tere pärastlõunat, kell on 4. Mina olen Natasha Smith. Natasha Smith on tudeng ajakirjanduskoolis Suurbritannias. Dokumentaalfilm naiste õigustest Egiptuses pidi olema tema viimane kooliprojekt ja esimene rahvusvaheline ülesanne. Ma pean ütlema, et see, et kolledžid oli piisavalt rumalad, et lubada noore, blondi, ilusa, valge naise sinna minna. Eriti veel minna sellisesse islamistlikku ühiskonda meelelahutuse ja lõbu pärast on täiesti rumal. Tüdrukud, naisterahvana on ohtlik sattuda sellistesse kohtadesse, isegi kui oled ajakirjanik. Miks ma seda ütlen? Sest on olemas selline veider vandenõuteooria, et ajakirjanikud on justkui kaitstud sellistes kohtades. Ja teoorias peaks see olema õige, kui lähtuda lääne väärtustest, mis mõistavad, et inimest, kes püüab lihtsalt lugu avalikustada, peaks kaitsma diplomaatia ja teatud kaitse. Kui sa aga oled osa ühiskonnast, mis sellist arvamust üldse ei jaga, siis arva ära, mis juhtub. Nad ei hakka ajakirjanikke austama ega kohtlema eriliselt. Eriti mitte selliseid, eriti kui nad tulevad kultuurist, mis usub, et vägistamine on nende sõna otseses mõttes õigus. Laskus põrgusse. Ta filmis väljakul koos ajakirjanikest sõpradega Callum Hatsoni ja Kaspar Wootiga, kuid rahvahulk eraldas nad üksteisest. Mehed hakkasid mu riideid seljast rebima. Ja kõigepealt oli see minu seelik. See läks kohe ära. Ma mõtlen, sarnasused sellega, mis juhtus Lara Loganiga, millest me rääkisime, on väga suured, nagu Lara Loganiga. See on sama lugu. See on täpselt sama lugu, sest just nii nad teevadki. Ma tundsin isegi, kuidas mu aluspesu eemaldati ja siis võeti mu jalanõud ära ja siis rebiti mu ülemise poole riided lihtsalt jõuga seljast. Ja see oli päris valus. CNN-i katusekaamera jäädvustas hetke, mil kiirabi üritas rahvahulga vahelt läbi murda, et talle appi minna. Selleks hetkeks ründasid teda seksuaalselt juba 10 mehed. Lõpuks pärast seda, mis pidi tunduma igavikuna, päästeti ta ja viidi selle meditsiinitelgi suhtelisse turvalisusse. Tema sõber Callum arvab, et kui töötajal poleks seal aidanud, poleks ta võib-olla oma õudset katsumust üle elanud. Jah, tõenäoliselt on tal vedanud, et ta elus välja sai. Tere tulemast saatesse Vasturöök. Mina olen teie saatejuht Meira K. Me astume vastu, sest meil on sellest küllalt. Nii et kui sinulgi on küllalt, siis kindlasti telli kanal ja hinda seda videot. Aga tõsiselt, nende lugude hullumeelsus. Need naised lähevad ajakirjanikena sisse, et proovida paljastada suuri lugusid. Mõned tööd on ohtlikes ühiskondades paremini meestele jäetud. Mitte sellepärast, et ma ei usu, et naisajakirjanikud suudaksid lugusid kajastada, vaid sellepärast, kuidas need mehed naisi kohtlevad. On hullumeelne arvata, et sa saad minna sinna ja sind kuidagi kaitsevad lääne väärtused, kui need inimesed ise neist väärtustest üldse kinni ei pea. Muide, ma sooviksin, et saaksin öelda, et see on ainus selline lugu, kuid sellist käitumist puudutavaid lugusid tuleb järjest rohkem ja rohkem kogu aeg juurde. Muide, see on 13 aasta tagune juhtum. See tähendab, et sellised asjad juhtuvad ikka ja jälle. Naised ei ole islamistlikes keskkondades turvalised. Kui tahad aru saada, kui ebaturvaline on naistele islamistlikes keskkondades, vaata lihtsalt Euroopat. Oli mitu hetke, mil ma arvasin, et ta sureb. Ja ma arvan tõesti, et see, et me kõik oleme veel elus, eriti see, et Natasha on elus, on tänu sellele, et oli nii palju inimesi, kes olid valmis meid aitama ja kes riskisid omaenda eluga ning panid end otsesesse ohtu, et ta sellest olukorrast välja tuua. Helgis aitas üks mees talle end katta pika purkaga ja saatis ta rahvahulga juurest minema. Ja ma pidin lihtsalt teesklema, et olen tema naine ning läbi tänavate kõndima samal ajal, kui ta muudkui ütles mulle, ära nuta, kui sa nutad, saavad inimesed aru.
Lõpuks jõudis ta sellesse haiglasse, kus teda ja Callumit tervitasid Briti saatkonna töötajad, kes koos arstidega kinnitasid nende juttu CNN-ile. kõik see kära on olnud sellepärast, et ma olen britt, noor ja tüdruk. Aga seda juhtub naistega mujal pidevalt ja me ei kuule sellest. Me ei kuule Egiptuse naiste, Aafrika naiste või naiste lugusid üle kogu maailma, kes sageli kannatavad selliste või isegi hullemate rünnakute all ja õiglus jääb seal saavutamata. Ma lihtsalt tahan öelda, et ma ei süüdista konkreetselt teda ja ma ei arva, et oleks idioot ning seetõttu oleks ta seda väärinud, kuigi see võib kõlada nagu selle video pealkiri. Ma arvan, et tegelikult pole see üldse nii. Ma arvan, et see, et inimesed levitavad ideoloogiat, et ära muretse, lääne vaated on igal pool täiesti normaalsed ja aktsepteeritud, viibki selleni, et inimesi rünnatakse niimoodi ja tekivad sellised lood. Sest see tüdruk oli naiivne ja tal oli õigus. Selliseid lugusid juhtub naistega igal pool, aga see ei tähenda, et talle oleks pidanud lubama minna sellisesse keskkonda ajakirjanikuna kaitstult. Kas see oli temast rumal, kui Lara Logani lugu oli juba avalikuks tulnud ja ta teadis, et ka teised naised on kogenud kohutavat seksuaalvägivalda? Jah, see oli rumal otsus minna sellisesse keskkonda, aga samas ma ei mõista teda hukka. Ma mõistan hukka ühiskonda, mis on talle peale surunud uskumuse, et ära muretse. Lääne ideoloogiad on tõesti valitsevad ideoloogiad. Tegelikult ei ole need seda. Sellistes kohtades ei ole naised turvaliselt. Ja see peaks olema kõigile arusaadav fakt. Ma olen õudusest vapustatud sellest, mida see naine läbi elas. Tõesti vapustatud. See on jälk. Aga see on sama lugu, mida ma olen nüüd kuulnud ikka ja jälle uuesti ja uuesti. Ja see, et see pole praeguseks juba üldteada fakt, on minu jaoks uskumatu. Keda te kaitsete? Keda te õigustate? Need mehed, kes on valmis minema välja ja vägistama noori tüdrukuid. Kas neid mehi te kaitsete? Miks te ei sea oma naisi esikohal asjades, mida peaksite kaitsma? Sest te kardate, et kõlate rassistlikult, sest kardate, et see ei pruugi täpselt kattuda nende ideoloogiatega, mida te inimestele peale surute. Te peaksite selle pärast häbi tundma. On nüüd tagasi Ühendkuningriigis, tema dokumentaalfilm on pausil, kui ta kinnitab trotslikult, et naaseb Kairosse, et oma töö lõpule viia, hoolimata hirmutavast kogemusest, mis tal rahvahulga käes oli. Vaata, minu jaoks on see rumal. Ma ei arva, et keegi peaks minema ja sellist asja tegema. Ja veel kord, mul on kahju kõigist, keda on väärkoheldud. Tõesti kõigist. Aga kuidas ja miks neid lugusid rohkem ei rõhutata, et inimesed mõistaksid, kui oluline on olla ettevaatlik? Sa pead olema arukas selles osas, kuhu sa lähed. Ja siin on meil veel üks video. Nad lihtsalt skandeerivad surm Ameerikale, aga samal ajal tunduvad nad sõbralikud. See on täiesti kummaline. Peaaegu igal pool, kuhu me läheme, tundub, et Taliban tahab rääkida, aga see külalislahkus ei kesta kaua ja minu kohalolek tekitab peagi pinget. Nad ütlesid mulle just, et ma seisaksin kõrvale, sest olen naine. Nagu näete, on see ilus salong ja paljud teised tegelikult oma poeakendel katnud pildid naistest, kellel pole pearätti peas. Talibani komandör Assad Massoud Kistani ütleb, et islami reeglid viiakse ellu järk-järgult. Kuidas te kavatsete naisi kaitsta? Sest paljud naised kardavad, et neil ei lubata kooli minna, neil ei lubata töötada. Naissoost isikud, naised võivad oma elu jätkata nii nagu seni ja meie ei ütle selle kohta midagi. Nad võivad kooli minna, nad võivad oma haridusteed jätkata, aga islami hidžaabiga. Nii nagu mina kannan. Mitte nagu sina, vaid ka nägu peab olema kaetud. Nägu peab katma, sa mõtled siis meiki. Nakab, miks nad peavad oma nägu katma? Sest see on meie islamis nii. Kas islamis on tõesti nii, et peab kandma nikabi? Muidugi, see on islamis nii. Tal on vedanud, et temaga on kõik korras. Mõnikord teesklevad nad kaamera ees teatud käitumist, aga kui sa tegelikult neid proovile paned, paljastad, mida need hullumeelsed radikaalsed ideoloogid tegelikult usuvad. Nad on hullud ja arvavad, et naine peab olema sõna otseses mõttes niimoodi kaetud. Ja kui ta ei ole niimoodi kaetud, siis võib temaga teha põhimõtteliselt mida iganes tahad. Isegi kui ta on niimoodi kaetud, võib temaga teha mida iganes, sest ta on vara. See on vara. Fakt, et see naine läks sinna, et lugu paljastada, kaetuna, mõeldes, et ta on hull, ma arvan, et see on hullumeelne. Saatke mehed sellistesse keskkondadesse. Ärge kunagi seadke naisi sellisel viisil ohtu. Ma lihtsalt ei saa sellest aru. See on nii lihtne.
kuulake, mida nad räägivad. Tema teeskleb, et Afganistani naisi koheldakse samamoodi. Uurige see, poisid. See ei ole nii. Igatahes tunneme kaasa igale naisele, kes on kannatanud mis tahes väärkohtlemise all, olgu selleks naine, mees, islamist või migrant. Iga naine, kes on kogenud seksuaalset väärkohtlemist, iga mees, kes on kogenud seksuaalset väärkohtlemist, see on kohutav. Aga see, et meie ühiskond arvab, et on normaalne seda varjata või ajakirjanike nimel saata naisi sellistesse olukordadesse, et saada huvitav lugu ja siis selline lõpp on võimalik, see on minu jaoks täielikult ja absoluutselt jälk. Aitäh, et sellele tähelepanu pöörasite.